ütlen oma klientidele, et need inimestena me kipume võrdlema väga palju. Näiteks minu sõbrannad võrdlevad kogu aeg seda minu trenni tegemist. Ja ma ütlen neile, et kuule teate, kui te lähete välja ja jalutate 10 minutit, tunnusta ennast, sa oled välja läinud, sa oled midagi enda jaoks teinud. Ei, aga see ei ole ju mitte midagi. Sa vaatad, kuidas sa endasse suhtud. See ei ole mitte midagi. Okei, kui sinu sõbranna läks välja, jalutaks 10 minutit, kas sa ütleks talle, kuule, see ei ole mitte midagi? Sa ei ütle, sa ütled hästi tehtud. Miks sa nagu teiste inimest tunnustad, aga iseenda unustad ära? Et nii kirgen vaata teisi inimesi kuidagi. Ja mina mõtlesin veel seda, et ma mäletan, kus ma mõtlesin, et appi, kõik inimesed on nii targad, nad on nii palju õppinud. Ma ise olen õppinud 12 aastat peale gümnaasiumi, olen koolipinkides olnud, mul on 5 erinevat elukutset ja ma ei näinud seda. Ma mõtlesin kogu aeg, et ma olen nagu, et ma ei ole piisav ja mul ei ole piisavaid teadmisi. Ja siis ma hakkasin seal lahkama, et kus see tuleb. Ma mäletan, ma lõpetasin 1. klassi. Ma lõpetasin päris hästi, mul olid mõned 4 ja olid ülejäänud 5. Ja ma läksin koju, näitasin emale seda. Ta vaatab, mitte ühtegi sõna ja paneb selle kõrvale. Ja mina tegin selle, see polnud piisav. Ja ma sain aru, et sellel hetkel ma panin oma teadmised kõik lukku, need on kõik väärtusetud.